elu järel me oleme tahtnud saavutada sõltumatust. See ei ole võimalik, eks ju, aga see illusioon on meile võimaldatud. Et ma olen sõltumatu, ma tahan olla võimalikult sõltumatu ja et kõik mind teeniksid. Minu lähedased, sugulased, rahvas, kogu maailm. Kõik elus olen, et minu mõtteid, minu soove, minu unistusi, minu meeli ja mõistuse ja kehaliste samastamise kontseptsiooni all oleks. Minu siis. Ja siis Jumal on kuidagi kavalalt teinud loodusseadused, et siis sa oled nagu karma all, siis sa oled hankara kotis, hankara valega kotis, eks ju. Heade halbade tegude järelmõju all, eks ju. Aga sa arvad, et sa oled sõltumatu, see illusioon lubatakse. Et kuidas siis sellest vabaks saada, üks variant on see, et see nagu andud, aga see andumise protsess, see on agati ja pikk protsess, et kellele andud, miks, eks ju, sa pead ju teadma, kelle juures varjupaika otsid, eks ju, et kui sul on mingi hea eeskuju, vaimne õpetaja, guru, eks ju, tema õpib sind tundma, sina õpid teda tundma, sa oled nagu selles guru teadmistes või tõdedes juba ka nagu natukene nagu selles kultuuris juba tead, et kuidas siis see bhakti või pühendunud teenimine toimib ja lõpuks sa pead siis aru saama, et see ei olegi number 1. Et alati number 1 on sinu vaimne õpetaja, sinu eeskuju ideaalis, et kuna armastus on elus, siis teda puhast armastust Jumala vastu saad ainult selle kaudu, kes ise omab seda puhast armastust. Loomulikult sa saad läbi paramatma ülihinge, läbi pühakirjade, läbi jumalaste templis, aga üldiselt kõige võimsam protsess või otsesem protsess või autoriteetne protsess siis vedades või muus kultuuris on ka, et sa pead nagu leidma nagu õpetaja, kellele sa andud. Ja ükskõik, kas sa oled maailma suurem guru hiljem ja sul on miljonid järgijad, aga oma mõttes sisemaailmas oled alati number 2. Et oma guru teener lihtsalt. Siis ei saa siit karma ja see vale ego ja see mahamaia materiaalne energia puutuda, sest ta võib su ümber käia ja sind oodata kuskil, eks nurga taga, aga ta ei saa sind puutuda, sest sa sisemiselt sul ei ole hankarat, sa ei arva, et ma olen number 1 või minu järgi kõik või minu mõistuse järgi kõik peab olema, sest sa oled andnud hingele, vaimsele õpetajale, kes on ise andnud, eks ju, Jumalale, aga Jumal ütleb meie süsteemis, Jumal Krishna saab ise oma pühendunuks, eks ju, Jumal automaatselt pühendab ennast sellele, kes temale on pühendunud, et see on nagu armastuse seadus, eks ju. Kui ma tingimusteta armastan kedagi ja see hing on ka puhas, siis ta loomulikult näeb sellist tingimusteta armastust. Loomulikult ta andub nagu minule ka, vahet ei ole, kas see on Jumal või tavaline elusolend.